oleme jõudnud kunagise tipptootja LG juurde. LG on olnud Eestis täiesti kadunud, sellepärast et keegi teda ei too ning tänu sellele keegi temast ka väga ei räägi. Veel vähem ostab. Veel vähem ostab, täpselt. Küll aga LG näitas meile oma nägemust siis kokkupandavast mobiiltelefonist. 2 ekraaniga telefon. See on lausa 2 ekraaniga ja tegelikult on tegemist niinimetatud korpusega ja sellel korpusel lihtsalt on ekraan juures. Kuidas ta toimetab? Noh, kuidas võtta? On näha, et tegemist on veel päris prototüübi staadiumis seadmega, kui päris aus olla. Aga iseenesest kontseptsioon on kihvt. Mis sina sellest arvad? Kas selline mõte korpusest on mõistlik või mitte? Kas LG on õigel teel või mitte? Anna märku alla kommentaaridesse, vajuta subscribe nuppu ka vahelduseks. Vaatame, mis LG-l veel siin toimub. Järgmisena me proovime midagi täiesti teistsugust. Käe-ID-d. Alguses me sellega hakkama ei saanud, aga tore tütarlaps natukene seletas meile. Vehkis kätega sa saad vahetada erinevaid aplikatsioone, muuta heli. Kui me küsisime, mis on sellise süsteemi eesmärk, siis ta ütles, et see on nendele inimestele, kellel on tihti käed märjad või käed mustad. Kas sina näeksid sellisele asjale mingisugust kasutusala? Kui jah, viska kommentaar alla.